Armsad sõbrad, kõik, kes te täna olete siin selles pühakojas. Pühakirja sõna, mida me äsja kuulsime, räägib 12-aastasest Jeesuslapsest templis. Siin on 2 salmi, mis ma tahan eraldi ette lugeda. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus ka tarkusega ja Jumala arm oli tema peal ja kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja tema vastustest. Jeesusel tekkis templis vestlus sealsete õppinud ja õpetatud meestega, kes kõik panid imeks ja olid hämmastunud tema mõistusest ja tema vastustest. Võrdluseks on ehk hea teada, et 12-aastane Jeesus oli sama vana, kui täna on umbes 6. klassi poisid ja tüdrukud Tallinna Toomkoolis. Kus on 6. klassi poisid ja tüdrukud? Tõstke käed, tõuske püsti korraks. Tüdrukud ka, väga tore, võite istuda. Küllap olid Jeesuse vastused arukamad kui tavaliselt 12-aastastel poistel. Miks muidu olid targad õpetatud mehed nõnda imestunud? Viibides täna siin kirikus Tallinna Toomkooli 700. juubeli tähistamisele pühendatud avapalvusel, võiksime küsida, kas ka Tallinna Toomkooli poiste ja tüdrukute mõistuse ja vastuste üle võiks keegi, kes nendega vestleb, hämmastuda. Olen päris veendunud, et meie kooli õpilaste teadmised küünivad linna teiste koolide tasemele, loodetavasti paremate koolide tasemele, sest õpetajad koostöös vanematega teevad selleks kõik, rääkimata laste endi tublikusest. Kuid on siiski üks valdkond, milles ma eeldan, et meie kooli õpilased on laiema silmaringiga ja teadlikumad kui nende eakaaslased enamikes teistes koolides. See on arusaam vaimulikest ja kiriklikest asjadest. Ega me siis ju ilma asjata nimeta Tallinna Toomkooli kristlikuks kooliks, nagu veel 8 kooli Eestimaal ja ka Tallinnas. Mõnda neist nimetan veel lisaks Kaarli kooli luterlike koolide hulgas. Me elame ühiskonna üldise ilmalikustumise ja kristlikelt alustelt ja väärtustelt kaugenemise ajastul, mille keskel nii Tallinna Toomkool kui kõik teisedki kristlikud koolid Eestimaal on justkui värske veega allikad. Mitte, et need koolid oleksid paremad teistest. Eesti koolid on head nii linnas kui maal. Meie õpetajad on tublid kõikjal, kus nad oma ustavust ja armastust nõudvat tööd teevad, kuid vaid mõned üksikud koolid on päris sellised, nagu seda on näiteks Tallinna Toomkool oma 700-aastase pärandi ja kristliku väärtussüsteemiga. Kindlasti teeb see Toomkooli eriliseks, kuid mitte teistest paremaks. Ehk võikski see olla meie arusaam oma koolist, mitte püüelda selle poole, et olla kõiges ja igas asjas parimad, vaid selle poole, et olla ehk eristuvad oma kristlike põhimõtete poolest ja olla esimesed ligimese armastuses. Sel ajal, mil toomkoolid või ka kloostrite koolid kirikute ja kloostrite juurde loodi, ei nimetatud neid koole kristlikeks koolideks. Keskajal sellist lahterdamist nagu kristlik või ilmalik kool ei tuntud, sest kogu inimese elu kuulus Jumalale ja seda elu elati maailmas, mis oli samuti Jumala autoriteedi all. Polnud nurka, kuhu tema olemus ei ulatunud, mistõttu sellest eraldi ka ei kõneldud.
nõnda oli koolides pakutav haridus selline, mida inimene vajas jumalakeskses ühiskonnas edasijõudmiseks. Loomulikult hindame me täna tollast haridust kristlikuks, ainuüksi seetõttu, et seda korraldas tookord kirik või mõni kirikuga seotud institutsioon. Samas kristlikust kasvatusest ja kristlikust haridusest kui millestki eraldi vaadetavast kuni 20. sajandi alguseni üldse eraldi ei räägitudki. Kogu kooli haridus oli haridus, mida laps pidi omandama, ja usuõpetus ning kristlik kasvatus oli selle hariduse loomulik osa. Tänapäeval ei ela me enam jumalakeskses ühiskonnas, vaid inimesekeskses ühiskonnas. Just sellises ühiskonnas eristub iga kristlik kool, nagu ka Tallinna Toomkool, oma õpikäsitluse ja õpikeskkonnaga. Kristlikes koolides püütakse saavutada tasakaalu Jumala ja inimese keskse elukorralduse vahel, mis moodustab ühtse arusaama ajalikku ja igavese maailma tervikust. Just sellise tervikarusaamaga elust ja maailmast, kus inimesed on üksteisele ligimeseks ja Jumal varjab, juhib ja juhatab nende elu, peatas Tallinna Toomkool 11. oktoobril 1939 oma tegevuse. Ja samasuguse arusaamaga ajalikust ja igavesest elust ja maailmast kui tervikust avati Tallinna Toomkool 15. augustil 2011 siinsamas kirikus taas. Nõnda ei ole igavikulistes väärtus- ja maailmamõistmisküsimustes vahepealne 72-aastane paus muutnud Tallinna Toomkooli loos midagi. Tänane Toomkool on sama kool, mis tegutses enne okupatsiooniaega, nagu ka sama kool, mis tegutses veel enne seda üle 600 aasta. Tänane Tallinna Toomkool on seesama kool, millele Taani kuningas Erik VI Menved oma kooli privileegi andis. See annabki meile võimaluse täna alustada Tallinna Toomkooli 700. juubeliaasta alguspalvega, et tähistada seda aastat. Maailm meie ümber on muutunud. Vahepeal on tegutsenud mitmed erinevad riigikorrad, üle on elatud mitmeid sõdu, vahetunud on õppekeeled ja õpikeskkondki, kuid kõige olulisem on jäänud samaks. Ja see teebki meie koolis täna selles muutunud maailmas erilise kooli. See on armastus ligimese ja Jumala vastu. See moodustabki tarkuse, mida märkasid targad ja õpetatud mehed 12-aastase Jeesuse juures templis ja mida mina loodan, et märgatakse ka iga Tallinna Toomkoolis õppiva ja kunagi selle lõpetava neiu ja noormehe juures. Meid teeb eriliseks Jumala ja ligimese armastus, mille me oma ellu kaasa võtame. Just sellisesse kooli avamisse ja tegutsemisesse olen püüdnud ise panustada alates 2010. aastast koos paljude teiste mõttekaaslastega, keda selle eest tänan ja kellele täna meie kooli juubeli puhul samuti õnne soovame. Möödunud aastal kaitsesin oma magistritöö, mille pealkirjaks oli Iseseisvuse taastunud Eestis luterliku üldhariduskooli loomine Tallinna Toomkooli näitel. Siia sellesse töösse olen kirja pannud nii detailselt kui vähegi võimalik see oli Tallinna Toomkooli taasloomise loo ja ma ei ole seda eksemplari, ühte sellest eksemplarist veel koolile saanud üle anda, aga nüüd ma kasutan seda võimalust ja annan siis koolile ühe eksemplari sellest, võiks öelda, dokumendist, mis kajastab sündmusi aastal 2010 kuni 2017 ja on minupoolne panus Toomkooli ajalukku. Palju õnne Tallinna Toomkoolile, õpilastele, vanematele, õpetajatele!